hakkame rääkima mürgistusest. ja mürgistusi on väga erinevaid, aga täna alustame nende vahenditega, mis meil siin põrandal on. no vaata, kui ilusad nad on. Nad on ilusad rohelised värvid. Te olete juba suured. aga võib-olla 2-3 aastane arvab, et see on väga ilus ja kena. ja võib-olla kõlbab teda ka suhu panna. kas need on vahendid, mida võiks suhu panna? Ei. Need ei ole kindlasti mitte need vahendid. aga kas te ütelge mulle, mis te arvate, kui palju koduses majapidamises on selliseid vahendeid, mis võivad tegelikult hästi palju paha teha? Päris palju. köögis, mis meil seal on? kõikvõimalikud puhastusvahendid, küürimisvahendid. kas pesupulbrit on nüüd arukas suhu panna? Ei ole. nii et tegelikult, aga vaadake, kui ilusad näiteks on need lillelõhnalised puhastusvahendid. vaata, kui hästi nad lõhnavad. kas need võivad saada väga tõsiseks kiusatuseks mõnele 2-3-aastasele, 4-aastasele isegi? Ikka, jah. päris tõsiselt. aga teate, need on niisugused vahendid, mis ei tohiks kunagi lapsele suusa öelda. sest kui me tegelikult vaatame neid nõnda laste välki õnnetusi, siis kõige suurem äpardus, mis juhtub, on tegelikult laste mürgistused. ja üks nendest on siis kodukeemia. see tähendab tegelikult, et sellised vahendid, kui on kodus väikesed lapsed, peaksid olema väga lugudaga. Teie olete suured, teie juba teate, aga meie võime siin koos öelda siiski isadele ja emadele, kellel on pisikesed lapsed. pange need vahendid kindlalt ära kõrgele ülesse või lugu taha. Teie laps on kallis, teie laps ei vääri sellist õnnetust. nii, see jutt on täiskasvanule. aga mida laps saab teha? kui teie peres on näiteks pisevaid lapsi ja võtab see pisike põnn suuna vahvalt WC poole, kus niisugune tore asi nagu Ice Blue on täitsa olemas. kas me laseme selle pisipõnni sinna? Ei lase. ja kui pisipõnn istub poti peal ja tema käeulatuses on see samadus domestus või midagi sellist, siis teate, pigem võtke seda domestusega. mõnikord ema isa võib olla natukene nii-öelda unustanud ajameelde. võtke ära, näete, kui ta seal istub, võtke ära. ja tegelikult, kuna te olete juba nii suured ja võite sattuda lapse hoidjaks, mis kaval läks? pisike laps, mida vaiksem ta on, seda rohkem on ta parasjagu paha peal. on ta tuttav ette. senikaua kui ta räägib, senikaua kõik kena ja vait jääb, siis hakkab hartuma. tähendab, need on asjad, mida lapse kätte ei tohiks saada. teate, vahetevahel ei ole oht üldse mitte, oht ei olegi isegi mõnikord, noh, näete, siin on ikkagi teavad näha, mis ta on. näiteks all kraanikapis, all niisugune pudel. võib-olla natukene isegi ei ole nii suur siin nagu kollane sade võidas. ta on seal all köögikapist või on siin kahan peal, siis te arvate, kas see on Sprite? Ei, kindlasti. kui on janu ja võtaks, no küll kraanikapist, keegi on kraanikappi veitnud Sprite'i ära. tähendab, ei. kui küll see nii-öelda limonaadipudel on ka või mingisugune on vales kohas ja ta on veel niisuguse natuke kraabitud, siis ära kunagi tee seda lahti ja ära joo. aga kui tõesti juhtus midagi sellist. pisipõnn oli WC-s paar minutit, tundsid, et kuidagi vaikus tekkis, Maie läheb vaatama. tähendab, siit on keeratud see kork ära. ja pisipõnn on seal juures. ja teeb just imelikku häält ka väliseks. mis te teete? kutsume vanemad. jah, ja kui vanemat ei ole, siis te võtate 112 ja helistate. helistate kohe päris kindlasti. ja kas te mäletate, kuidas me ütlesime sellisel juhul, kui te olete seal tõesti täiskasvanud juures ei ole? mis te siis tegite? Te võtsite telefoni ja ütlesite, tere, minu nimi on see ja see, ma olen üksinda kodus ja mu väike venna või õde
vist on sisse joonud siin kas puhastusvahendit või midagi. Pudel on lahti, teaduse kõrval mul ei ole ema-isa kodus ja see kutse võetakse teilt vastu. Päris kindlasti kohe. Seega siis, need on asjad, mida me hoiame eemale. Pahandus, aidata saab teid kiirabi ja aidata saab ta teid kohe. See on väga kiire ja väga tõsine asi. Sest tegelikult väiksele lapsele ja üldse ka suuremal lapsele on need üsna surmavad. Need teevad väga palju paha. Maule teevad, kõhuli teevad paha. Seega siis 112 ja taas me jõudsime selleni, et õnnetusi on 100 korda kerge ära hoida. Keemiapeitu. Olge tublid.